No nii, tšau kõik Discgolfi sõbrad. Tere tulemast tagasi Discgolf Express kanalile vaatama Edegel Pro karikasarja finaaletappi Kõrvemaa Discgolfi pargis. Siin kommentaatoritena Saarepuu Mõts Duo. Tšau Mikk. Tere. Ja vaatame kohe meie mängijad. Rasmus Metsamaa. Algskoor -6 ja nüüd võtnud siin 5 pördit. Mina ütleme -5 selle esi9-ga. Ja teisena siis Chris Robin Sirge. Tuli seda ringi mängima skooriga -6, nüüdseks -7. Ütleme nii, et tahab kindlasti back-nine'il juurde panna. Ja, siis meil uus tulija Henri Härm alustas skooriga -6, hetkel -5, midagi pole kadunud. Vajalist kõik pördid võtta. Täpselt nii. Ja viimasena siis Kristo Raik alustas -5 pealt, ehk siis teistest poistest natuke taga ja nüüd võimsa -10 peal, et ajab Rasmus taga ja kindlasti poodiumi kohtade peale konkureerivad siin. Siin on ka esinduslik Jako. Tervitused ka talle. Tšau Jako. Ja vaatame. Nii, rada 10, par 381 meetrit. Ütleks selle peale, et üks lihtsamaid radu kindlasti. Et ma arvan, et siin siuke rada, et kus kindlasti tahad seda pördit saada. Midagi on vaja lisata kas eestkäega lihtsalt haiseris või tagantkäega üleminevaks ja idee poolest oled juba potil. Et lihtsalt esimestesse puudesse ei taha takerduda, muidu läheb see rada põhimõtteliselt hakkab mängima par 5. Ja, aga siin rajal kindlasti jällegi kõrguste mäng ka hästi oluline. Et nii kui natuke kõrgeks jätad, oled paremal võsas, kus talle puttida ei saa. Aga see vise on põhimõtteliselt ikkagi ringis ilusti ja vaja lihtsalt ära vormistada. Kristo ka eestkäega. Ilmselt viskab Quake'i keskmaad. See Krisil vist oli mingi kiirem isegi äkki Felon. Jah, tundus küll Felon. No see tundub väga hea liin. See on täpselt see reliis, mida oligi vaja ja see on põhimõtteliselt pargitud. Väga kaunis. Hästi tehtud. Nüüd huvitav, mis Rasmuse peas toimub, kas on oma vise või on see, et Kristo parkis, ma peaks ka... Vaatame. Peaks igal juhul, et siin iga vise on oluline, kas nüüd jõuab... Veits palju läheb, see võib nüüd feidile. Aga tuleb ilusti enne. Hästi Rasmus. Jaa, väga hea vise. Super. Ilusti järgi tehtud, võib-olla isegi mõni sentimeeter lähemal. Ja nüüd Henri... Henri läheb tagantkäega. Ja ta on näidanud siin, et talle meeldib rohkem tagantkätt mängida, aga hetkel tundub vist ikkagi eestkäega minevat. Et mees valdab mõlemad viset. Päris äge. Jaa. Aga peab tagasi tulema. Sai natuke halva kiki sealt. Jaa. Aga korvile piisavalt ligidal, et saab jump-putiga vastu vähemalt 3 kätte. Jah, hästi lähenetud sealt ilusti. Aga see on kindlasti rada, mida iga üks pördiga läbida tahab, et samuti 0,3 viset alla parri 2 päeva peale mängis. Just. Et parriga justkui selle statistika läbi fieldile natuke kaotada, aga eks see parr on ka tegelikult lihtne tulema, et natukene viskega oled off ja pördi võimalus läinud. Rasmus sööb näiteks Korjapõunu kuuse otsast. Korjapõunu kuuse otsast ja kerge kuuse võrse pauk ja lähme lõpp edasi. Kristol jälle siuke mõnus, mitte sisse tõsta, aga ikkagi siuke pigem mugavam putt, et väga palju kuskilt mingid kangutamised tal ei ole olnud. Jaa, aga see näitabki seda, et visetel keskendub nii hästi, et jõuabki sinna lähedale ja tegelikult ongi vaja lihtsalt käsi välja sirutada. Ja drive on lihtsalt piisavalt hea. Ja Rasmusel väga hea pördi. Nii, liigume sedasi 11. Enne veel täpib Henri ka ära. Ainuke parri, et meil vist Starframe'i polegi saanud täna. 11. rada on siis par 3, 120 meetrit pikk. Ma ise nimetaks üheks keerulisemaks rajaks, kust võib-olla pördi võtta, et siuke pikk ja looklev metsatunnel saab jälle nii eestkäe kui tagantkäega lahendada, aga võib-olla pördi mängimise mõttes on just tagantkäsi kõige populaarsem valik. Et siin samamoodi vasak ja parem pool mõlemad on väga rahv, et fairwaylt väljas olla on kindlasti keeruline. See on minust on jumal naljakas on see, et mingit seda metsast rada vaatad ja mõtled, et mida nagu mitte teha, siis lihtsalt ära esimesi tabavallun. Jah, jälle lihtne öelda, aga kui see juhtuma peaks, siis läheb. Kohe läheb uhmerdamiseks. Ja peab ka siuke haiseris sirgu natukene üle, põhimõtteliselt siuke nagu Chris näitab,
kui see nüüd lõpuni ka läbi läheb. ja no täitsa okei. Jaa. Kris just ühe siukse ära uputas, nii et äkki tuleb veel üks. Kristo ka kindlasti mõtleb seda, et hetkel siit see, birdie on silme ees, ma arvan, sellepärast, et Rasmus on ühega ees. No, kindlasti. Ja ma arvan, et tahab siin kindlasti rünnata, et vaatame, kuidas tal õnnestub see vise. Oi, läks natuke vara, aga Oi, sai nii halva kikiga veel kuskile täiesti mordarisse. Ta tõmbas ikka korralikult vasakule. Okay. No aga Kristal on scramble siiamaani toiminud, et ui kui kange ketas. Ja tegelikult see on üks võimalus, mida Rasmus kindlasti tahtis kasutada, et Kristo on väga off the fairway ja kui ta oleks sinna kuskil 20 sisse saanud, oleks juba väga-väga suur eelis olnud. Ja, sest Kristal on üsna pikk maa minna ja keegi veel ei tea, kui nagu keeruline koht see seal on, aga ja Henril nüüd, kas mahub läbi? Ei mahtunud kahjuks. Ei ole lihtne rada, Ja, nagu ma ütlesin, ikkagi teiste jaoks ka keeruline rada, mitte ainult mulle. Vähemalt tundub nii. Aga ülihea vise, natuke pikk, aga ja siin on taga on see tanki parkimisplats, kuhu ühesõnaga ümber korvi on siuke, korv on põhimõtteliselt nagu siukse ka kaeviku sees peaaegu. Ja. Et tegelikult siuke backstop on taga olemas. See on alati minu meelest keeruline koht, kui sa vaatad eest ka Anhaiseriga taevasse. Ja siin tundub, see tõesti peab olema siuke taevaliin, et jah. Ja nüüd see peab tööd hakkama tegema ja kandma ennast. Nii, ja kui hästi jõudis väga hea vise, aga 20. Ja võib-olla isegi natuke lähemal, aga ütleme, et väga hea vise, aga ikkagi päris pikk putt, et see näitab, kui keeruline see koht oli. Ja Rasmusel tegelikult samamoodi väga raske koht, aga ülihea töö. Et siin on mõlemal mehel võimalik veel parri isegi päästa. Ja. Aga siin on ka see, et vaata siitpoolt putid ja kui läheb nagu mööda, siis tanki bunker kaob ka nagu alt ära. Ja seda et ta lõpetab seal ilmselt siis 8 peal, kui sealt mööda paned. Ja nüüd Kristo tundub, et ikkagi peab minema rannima. Peab küll, jah. 15 meetrit, natuke vähem isegi. Ronis üle. Väga korralik siuke statement. Jaa, see näitab ära, et mees on tulnud mängima. Sellepärast, et ega siit hetkel kumb võidab kas Rasmus või Kristo, siis nende vahel tegelikult selgubki see karikasarjaga üldvõitja, Ja tõesti vist peaks nii olema, et siin ei käi mitte ainult etapi medalite peale, vaid kogu hooaja siis sarja võidu peale see lahingid. Siit see ketas ei suht ilusti pidama sinna õnneks, et ma räägin, et see maapind kaob sealt kiiremini alt ära, kui tundub. Ja, Rasmusel siuke täitsa nagu proov veel, et ei ole midagi lihtsalt ja ei tea, kas nüüd Kristo Pikk-Putt lõi natuke verest välja või oli lihtsalt keeruline koht, et miskipärast ei usu vist, et Rasmust nagu, kuna ta on kogemust nii palju, siis ma ei usu, et see Kristo Pott kõigutas, aga ma arvan ikkagi, et see nagu esiteks see pinge ja teiseks see, et ta ei olnud ka nagu mugav kindlasti, et jälle oli pool spagaadis ja Rasmus on siuke push-put ka, et kohe kui seal lõpuni ei committi, siis ta kukubki sinna samale rauda ja. Aga nüüd on ju asjad viigis, kui ma eeksi. Ja Kris on ka täitsa ligidal, et ja, nüüd alles läheb ägedaks. Ja rada 12, par 3, 106 meetrit. Täpselt selline rada, et mõlemad pidi saab eestkäe ja tagantkäega, aga tagantkäega ilmselt saab lähemale kui eestkäega, sellepärast et siin tuleb see võsa tuleb otse pikana tuleb ette, et eestkäega siis korvi alla saada peab natuke õnnelik olema see vise, tagantkäe üle minev, aga pigem on, ütleksin, turvalisem. Ja jällegi siuke tehniline vise, et ei ole mingit lihtsat haiser-viset, vaid tagantkäega see ongi siuke üleminev eestkäega peab ka natuke flippama või siis suruda täitsa pikaks nagu metsa ja loota, et tuleb läbi. Jep. Ja Kris siit tagantkäega läheb mängima. See peab natukene veel üle minema. Siit tundub väga... pisar tuleb silmele. Seal tahtis Mandost läbi minna ilusti, aga üldse ei läinud. Kristo vist isegi mingi
päris aeglase putteriga. see oli jah, see oli natuke šenk käest välja. Aga ütleme nii, et suht okei koha peal, et jaa. oleks võinud jälle kordades hullem olla ja Kristo oleks jälle scramblema saanud minna, aga praegu läks õnneks. see vise tundub väga hea. Ja vaatasin, kas Rassal on või Rasmusel on pahklu juures ka mingisugune ortoos või oli pikem sokka? ega ei... loodetavasti ei ole mingit vigastust lihtsalt juures, et ma tean, et põlvega tal häda on, et ei ole mugav nende vigastustega mängida üldse. Ja nüüd Henri ka tegelikult peab hakkama midagi juhtuma, et natukene siin seda... see näeb hea välja. Jaa, see peab tagasi ka tulema end. No, puude vahelt saab puttida, sealt tegelikult Birdi on täitsa mängus. Jaa, Kristal siin ka valikuid palju, et milline nüüd siit valida. Breaker jälle käes. Ilmselt pullikas see lõpetab. Tahaks arvata. On seal väga palju variante. Rannima. Et siis kui enam lihtsalt lähenemine ei meeldid, siis hakkab sisse viskama. Pullikasse pandud küll, et paneks mõne kotti ka vahelduseks. No nii, siit kuuse võrsete vahelt näeb Krissi Birdi putti. Okei, näe ka. Kui nüüd Kris selle suudaks ära panna. No äkki. Siis oleks asi eriti huvitavaks, oleks juba 2-ga järel olnud. Jaa. Siin natukene ei puudu. Ja Rasmus ülihea putt. Väga nice. Aga jah. Ükski närv ei kõikunud siin. Seda meest ei kõiguta. Kristal päris oluline putt tegelikult, isegi see väike tester. Aga neid on ta täna harjutada saanud, nii et usun, et probleemideta see läheb. Ilusti. Ja siin siis veel tap-innid. Jah, ilusti tehtud. Ja on võimalus toetada Disc Golf Expressi läbi Patreoni. Mida näed? Enne näed sisu kui teised. Osaled ägedatel loosimistel. Oled kursis, mis toimub järgmiseks ja samamoodi on võimalik ka YouTube memberiks saada, et Patreonis näed sisu kõige esimesena, aga YouTube'i tuleb see ka põhimõtteliselt paari päeva pärast. Ja oleme jõudnud 13. rajale, tegu siis par 3-ga, 108 meetrit pikk ja jälle Kõrvemaale iseloomulik siuke natuke mäest alla, päris siukse labase haiseriga siin läheneda ei saa. Et tahab sellist, ütleme, tagantkäega haiserist natuke püsti tulevat viset. Eestkäe lahendusi ma ise väga palju näinud ei ole, aga ilmselt ka mingi siuke üleminev ta siis sellisel juhul olema peaks. Rasmus siin vist äkki seesama orange pass on haiseris käest, natuke sirgu, natuke liiga palju sirgu. See läks natuke liiga palju üle. Rasmus vaatab ka, et miks. Aga vist tundub ikkagi, et ortoos on. Jaa, vist pigem loodetavasti ei ole midagi tõsist. Nagu kossumängijatel, siis diskimängijatel ka need hüpekad seal puu juurte vahel kipuvad vahepeal tagurpidi käimad. Lihtsa kõndimisega põhimõtteliselt või juba midagi seal ära murdanet. Kristil midagi natuke kiiremat. Kui lähedalt kasutab kogu ruumi ära, mis antud on. Jah, kui see nüüd läbi saaks. Aga vaatasid, paneb vist liidriga samad teed pidi. Kristal vist. Saagi aru, kas see on Quake või nüüd mingi see kangem punane. Midagi kiiremat tundub äkki või? Nagu nõksakene. Jaa, midagi. Kõik lähevad sinna poole mängima. Aga see äkki... See on natukene parem. Ja lõi väljagi ilusti. Et Kristal nüüd Rasmuses peaks tekkima väike variant nagu viiki võtta. No võib-olla Rasmusel on mingi liin sealt, et me ei tea veel. Jah, näha on, et need mehed suudavad igalt poolt putte siis uputada. Ja Henri ka. Tagant käega kõik 4 meest lähevad. Ei tea, miks nad kõik sinna mängivad.
aga äkki see tuleb, ei tule vist enne. No ühtne punt, ei ole keegi. aga see tuli ikka väga hästi läbi sealt. Jaa, Henri sest CTP vist võtab. Jah, aga jah, et tegelikult võib-olla nad Rasmuse viskest ei saanud aru, aga et seal ei taha olla. Krisil tundub ka ikka keeruline, et see maapind ka jookseb täpselt nii, et seda Annuka putti natukene üle kompenseerida on kohe rolle minema jälle. Pigem hea stopp oli seal. Kris sai praegu hästi hakkama. Kristo on ikka väga palju kaugemal, kui mulle tundus. Et 20 pluss isegi natuke. No nüüd ongi valikute koht, et kas lähed proovima või siis viskad alla. Aga tundub, et Kristo keskendub liiga palju, et alla visata. Ja, kuigi korvi taga ka tegelikult langus on ikkagi kiire tulem, et aga ma usun, et Kristo seda üritab runnida kindlasti. See pehme floateriga pole üldse paha üritusega. No see oli siuke poolüritus, ma arvan. Selles mõttes, et siit vähemalt tundus, et see nagu ei olnud täiega rannimine. Ja, aga no ma ütleks tegelikult tark ka, et... Ja ei taha ju sinna taha kuskile. Kui sa ära feidib ongi ju, siis saad ju ilmselt tagasi tulla mingi 6 meetri, 7 meetri pealt. No võib-olla vaata jah, isegi kui täitsa mööda läheb, et ta võib minna ka kaugemale, et siukse 20 pluss meetri pealt, et kui see nii-öelda rannimine siuke enesetunde küsimus on, et kas ja siit võtab pördi. Väga ilus pördi. Ja ütlekski, et see sai väga hästi läbi ja see oligi täpselt selline, et natuke nihverdas siit, natuke nihverdas sealt ja lõpuks oligi pördi. Ja väga, väga hea pördi ja grupi ainuke ka nüüd. Kristal ka, see tap in. Ja Krissile samuti. Kännuputt. Ja lihtsalt parrid siit. Jep. Ja nüüd lähme rajale number 14. See on par 4. Siuke korralik U-pööre, et meil on raja poole peal on Mando, millest tuleb mängida vasakult poolt. Tavaliselt minnakse siin kas eestkäe kõrge haiseriga või tagantkä üle minevaga, aga ütleme niimoodi, et seda rada rünnata otseselt ei ole võimalik. Et samamoodi tegelikult tuleb rada mängida targalt pooleks ja luua endale üks hea pöördi võimalus, et 170 meetrit pooleks lihtsalt mängida, ma ütlekski, et esimene võib olla mingi 85-90 ja siis teine jääb sealt mäest alla läheneda 80 võib-olla. Esimene jälle on siuke täitsa layup vise, et siin ei ole mitte midagi rünnata ega suruda. Aga seal ongi jällegi selle viske puhul ka, et ei taha liiga palju sinna paremale minna ja ei taha liiga vähe paremale minna. Ei taha pikaks minna taha. Ja, et see ei ole lihtsalt nagu siuke suvafore haiser, et ta peab ikkagi nagu sweet spoti jõudma, et muidu jääb see nurk liiga siuke tihke. Esimesed visked on päris head olnud. Ja, suht sarnases kohas ja see ongi enam-vähem see koht, kus ilmselt tahaks olla. Kris läheb nüüd märgatavalt kitsamalt. Kõrgemalt ka. Ja Ketas jõuab päris heasse kohta tegelikult. Siit nurgalt on keeruline öelda, aga võib-olla Kris ja Mäki on isegi nagu gramm natuke pikk. Et sealt võivad need puud ette jääda, aga vaatame. Kristal vaja siit lihtsalt puhtalt saada. Ja tundub täitsa hea ise. Jop. Ja. Ramine sinna 6 jumal. No, ei hoita. Ketas praegu ei olnud Kristoga sina peal. Et ideaalne koht ja siis väike roll ei tulnud seal üldse kasuks. Jah, Henrilt siit täitsa hea visa oleks natuke rohkem püsti flipanud. Oleks ilmselt olnud ikkagi kulda väärt, et aga nüüd saab ka proovida selles suhtes. Aga vaata, Kristo oma on seal selle kuuse all täiesti... Jah, ütleme nii, et nagu pole veel kõige hullem, et sealt annab välja astuda ja Kristol on õnneks fore piisavalt hea, et tal nagu pördi kindlasti mängus see Rasmuse eestkäsi on ka suurepärane ikkagi, et ringis ilusti paneb ennast positsioonile. Väga hästi tehtud. Ja, Kristol nüüd märksa nagu keerulisem ise, aga vaatame, kuidas sooritab. Vist äkki sama kettaga paneb kohe edasi. Jaa. Annab teise võimaluse. Pani jala lihtsalt sinna, võttis ketta ära ja viskab. Siin jookseb vasakul ka OB, et aga Kristo sinna kindlasti ei jõua, et seal
võib teinekord mängu tulla, aga no missugune lähenemine jälle. et see on ikka, no seda on äge on vaadata selles suhtes. Ja siit tuleb nüüd vahva siuke puttide duell ka, et Rasmusel, mis ta jäi, mingi 9 meetrit äkki või? Et ta on vähe pikem putt, aga ja Krisil ka tegelikult vaat seda nagu visketehnilisus selles mõttes, et Haiserist püsti natuke üle ja ilusti jõuab korvi lähistele, et oi, kahju. jah, sellest putist on natuke kahju, aga ei ole üldse hullu, et see on Henril hea kogemus selles mõttes lead-kaardis ikkagi mängida, noh, ma arvan, et seal tunne on ikka teissugune. Kujutan, et Kris on ka väsinud juba nendest alaraudadest ja kettidest, et ja Rasmus tuleb teine veel. Aga nüüd läheb seis veel põnevamaks, et läheb viiki tagasi. Kõikide eelduste kohaselt on nüüd siit meil viiki oodata, jah? Statistikat ka sellelt rajalt on võetud 3 triple bogey't. Tommine. Võib juhtuda? Võib juhtuda, jah. Ma arvan, et need ongi võib-olla siis ka need mängijad, kes on OB üles leidnud sealt vasakult. Nii, vaikselt hakkab lõpusirge tulema. 15. rada on siis par 3, 130 meetrit. Võrdlemisi siuke pikk vise, et on ka siin selliseid agressiivseid jooni ja on ka seifimaid jooni, et agressiivne joon võib-olla siis vasakult nii-öelda tagantkäe fleksiga. Natuke seifimad liinid siis vasakult näiteks eestkäega või paremalt tagantkäe Haiser. Et selle par 3 ma loeksin ka kindlasti üheks keerulisemaks ja statistika vist ka kinnitab, ma usun, et siuke pikk, keeruline, täpne vise peab olema, et siin birdit mängida. Vaata välja, seal on need elektriliinid on ja näed seda oranži asja selle ja ma just vaatasin enne ka, et huvitav, kes see õnnelik on, kes niivõrd täpne on olnud. Jah, see on, aga siit Kristo vise kaunis. Ikkagi väga hea vise, natuke pikk ja sealt ilmselt on puttida on siuke omamoodi, et aga see, et puhtalt läbi siit igalt poolt ja ikkagi birdie putt. Jaa, aga päris cool, et juba 2 esimest poissi on siit selle agressiivse play valinud, et kui see on ju väga super vise. Ilus. Henrilt väga hea vise. Et see rada mängib ka tegelikult ülesmäge, võib-olla see ei tundu, aga natukene ta järjest ülesmäge ronib, et see lisab veel distantsi juurde, et tingimata väga tummine vise. Rasmus üks rahuliku pealeminekuga ja terava tõmbega. Ja ilusti tuleb tagasi ka, väga hea usaldus oli sellel kettal. Täpselt kopeeritud Kristo viskest, et tuleb jälle põnev putilahing. Huvitav, kas vist näeme veel 4. Annuka kaare ka ära, et jah. Aga praegu on isegi see ring on Kõrvemaa kohta päris tuulevaikne, et siin rajal ka, kui tuul puhub, on see Anhaiseri joon ikka väga palju keerulisem, et praegu on hea hetk seda proovida. Kris nüüd viskab väga kõrgele, aga tundub, et on tuleb päris hästi sealt tagasi ka. Ilmselt natuke lühikeseks jääb, aga ringi äär. Sellel rajal pigem väga hästi sooritatud ikkagi. No ongi nüüd see, et siit vaadates tegelikult ei saaks ju aru, mis rajal Rasmus üldse hetkel mängib. Jaa, nii on ja ütleme nii, et viskest oli näha ka seda, et ei olnud seal mitte mingit puti varianti. Just. Krista on nüüd natuke parem. Nüüd on see, et Krista nägi, et Rasmus leiapis ja tal on puti vaade. Päris pikk ikkagi. Aga ma arvan, et 14. Jah, aga Kristo kindlalt tahab seda sisse panna, et seda ühte viset edu saada. Ja, vaata, oksad on ka päris madal, et ei tea, kas need ka segavad. Aga vaatame, kas ja kuidas lahendab. See kotti. Okei, see on jällegi väga impressiivne. No see on ikkagi, see on nagu tere, ma olen siin. Ja sellisel momendil ja väga siuke tugev statement jälle, et selle puti pealt need viimased rajad mängida on väga nice. Kohe käest välja oli näha, et natuke madal, aga jällegi instrumendi pihta, et Krisil ka natuke üles-alla ring, et aga ei ole üldse hullu, et siin on veel lõpurajad on minna ja saab lõpetada täitsa soliidselt. Henri väga kõva birdiga siit, et müts maha. Siit üldse kokku võeti siis 12 birdit 2 päeva peale. Ja 2 on meil lead-kaardis. Ja 2 on siit juba võetud, et
et 10 õnnelikku veel. lihtsalt tap-in'id, et siit parridega edasi minna. No leaderpool päris okeilt mängitud. Tegelikult päris hästi. Et täitsa viisakalt. Aga tuletame veel korra meelde, et Patreon on täiesti olemas ja võimalik, et kui teile see sisu meeldib, siis julgelt liituge ja toetage, et saate näha sisu varem kui kõik teised, põnevatel loosimistel osaleda ja olete kursis kõige toimuvaga, et ei maga midagi maha. Lisaks siis ka YouTube'is membershipi võimalus, et minge tšekkige see ka üle. Ja nüüd tuleb rada number 16, par 3, siukene jällegi siuke otsevise, ütleksin, et mingisuguse stabiilse asjaga, lihtsalt otse tahad nendest kõikidest puudest siit mööda saada ja lõpetada kuskil ringi ääres, et see rada ei ole selline kindlasti, mis tüki küljest võtab. 120 meetrit ta on, omajagu küll pikkust, aga tegelikult ütleksin ikkagi niimoodi, et leadkaardi mõttes siit igaüks tegelikult tahab seda pördit. Ja kindlasti, et tegelikult see 120 nüüd natukene vastupidiselt eelmisele rajale mängib allamäge. Just. Et isegi selle pikkuse kohta üllatavalt nagu aeglaseid ketteid visatakse siin teinekord, et isegi ka keskmaade ja putteritega olen näinud siin mängitakse. Ja nüüd see vise oli täpselt selline natuke vara käest välja, saab mingi keskvise puu, vaja jälle breikeri kotist välja võtta, et sinna korvi alla kuidagi läheneda. Ja, aga see nüüd avab ukse Rasmusele, et Rasmusel võimalik siit jälle viik kätte saada. Jaa. Henri ka mingi driveriga viskab või on fair või? Jah, ja tegelikult ma alguses arvasin madal on, aga täitsa hästi usaldas seda stabiilsust ja nüüd on kuskil mingi ring 2 umbes. Jaa, sealt vasakult tavaliselt pigem nagu avaneb. Nii palju, kui ma ise olen seal olnud. Palju või? Ikka väga. Kas siis pärast esimest või pärast kolmandat visat, et see ei ole olnud nagu. Rasmused siit väga karm eksimus selles suhtes, et jällegi tegelikult Kristo eksis, avas Rasmusele ukse, aga Rasmus ise pani kinni selle. Ja no selles suhtes, et ega nii-öelda Kimi pördi see rada ei ole, et kindlasti mitte. Et ta ei ole nagu siuke lihtne, et Rasmusel oli võimalus, aga hetkel seda ei kasutanud, aga meil on mängida. Ma just mõtlen seda, et Rasmusel see kogu viskepagas on tegelikult nii hea, et Mine, Karu, mine. See oli vist. Ja Karu läkski. Björn luges sõnad peale ja Karu töötas. Jaa, aga jah, et Rasmusel tegelikult kõik on olemas. Et lihtsalt ma arvan, siit ta ise ka suht pahane selle eksimuse peale. Jaa, aga nüüd lähenemisega teeb Puu abiga ka veel suurepärase viske. No see oli jah, väga hästi tehtud Rasmus. Oli see Björn üldse? Ma olen jumala kindel, et see oli Björni hääl, kes ütles Karu minega. Ei kujuta ette, äkki ütles Kris ise. Vist oli Björn ikka. Ja nii valesti ei saanud kuulda. Ja Kristo siit hästi touchi lähenemine. Ja Puu oli natukene liiast võib-olla, aga ütleme siuke. No päris heldelt hoidis tegelikult, et ei läinud sinna otse, ei löönud maha sinna mingi 15 peale, vaid ikkagi saab puttida rahulikult ringist. Ja siin Henril oli võimalus, aga ikkagi jälle põlve peal, et midagi lihtsalt ei paistnud sealt olevat. Kuuse okste keskelt ilmselt väga mugav ei olnud sealt. Nii, Karu nüüd läks, kas läheb pure ka või? Ja läks, ilusti. Krisile hea pördi siit veel, et endiselt Kris ju tegelikult see ring 3 alla, et ei ole midagi hullu, päris okei. Ja nüüd Kristole hästi oluline putt, ma ütleks mingisugune, mis on 6-7? Jah, tegelikult siuke rumal distants, et ikkagi täitsa arvestatav putt tegelikult. Jaa, ja vaatame, keskendub küll korralikult. Ilusti sisse. Väga hea tester. Ja siuksed peab ära panema, kui tuurikarikasarja võita tahad. Absoluutselt. Ja nüüd Rasmus ka tõstab siit parri sisse. Ja samamoodi ka Henri. Ja 2 viimast rada mängida ja seisud on rohkem kui põnevad. Nii et väga vahva. Kris siis ainukese pördiga. Ja olemegi eelviimasele rajale jõudnud. Selleks siis par 3, 90 meetrit. Siuke taaskord tehniline vise.
saab nii eestkäe kui tagantkäega, peab olema mingi sihuke kergelt üleminev ja rada mängib lõpus ka alla mäge, et lisab veel seda tehnilisust juurde ja taaskord vasak parem pool, eksimise korral üsna sihuke tihe mets on, et ja paremal pool isegi OB tegelikult. jah, kuskil läbi metsa lõpuks tuleb sealt ka OB vastu, et ja jälle sihuke rada, mida saab mängida nii tagantkäega kui ka eestkäega, aga mõlemad eksimused karistavad. ja Kristo siin näitab siis eestkäe joont, vaatame, kas tasub ära ka. see breikeri vise üsna... On jälle breiker käes, jah? Ma tahaks pakkuda, ei ole näinud, aga ma olen üsna kindel. Et ma arvan, et see on suht nii-öelda kaasa sündinud talle see vise. Jälle korvi all. Ja on küll breiker, jah. On, jah. Ja kaasa sündinud ka vist on see vise. Ja nii on. Ja vastu pakku hoigu hästi. Tuleb veel ise tagasi ka, et... Breikerid on ära treenitud ilusti. No vaat üks roll ennem oli paha, et breiker tegi tasa selle. Väga-väga hästi sooritatud vise. Ja jällegi väga olulisel hetkel, et siit võib olla juba piisav, et põhimõtteliselt Rasmusel võiduvõimalused nii-öelda kustutada. Ja Henri vise siin ikkagi ja pidama nüüd siin... Siit tagant tuleb ka OB vastu, aga õnneks seda ei leidnud praegu. Aga vaata põnev siuke Anhaiseri joon, et ma ei ole väga palju näinud seda Anhaiser Flexi joont. Aga väga hästi usaldas oma ketast ilusti. Ja, aga Rasmusel väga oluline vise nüüd. Jääb natuke kangeks. Äkki leiab tee läbi veel. See puu võttis ära selle... No sealt äkki mingi putt avaneb isegi. Jaa, aga kui ei avane, siis ikkagi Kristol päris head trumbid kätte on jäänud. Siis on kaheviskeline edu viimaseks rajaks, jah. Aga viimane on ka siuke, kus võib kõike juhtuda. Nojah, kui sinna järve või see tiigi keskele tõmbad, siis ei ole seal midagi teha. Aga Rasmus ikkagi, distants ei ole nii pikk, aga tundub väga siuke ukste vahel see värk. Aga oli võimalus täitsa. Jaa, tegelikult ju kõrgused ja asjad olid ka paigas, aga mitte sisse seekord. Ja Henri ka siit kindlasti oma ringi ilusti lõpetada tahab. Pördi võimalus on. Teenitud pördi väga hästi tehtud. Ilus vise, arvestatav putt. Ja Henri backnine'il väga tubli olnud. Jah, ma olen nõus. Rasmusel ka siit sisse vaja tõsta ilusti. Ja, kindlasti Rasmuse näost seda pettumust on natuke välja lugeda ka. Kindlasti võidu mõtetega ta täna rajale tuli, aga vaata midagi läbi veel, et kindlasti alla andnud ta ei ole. Ma arvan ka, et ikkagi viimane putt peab korvis olema selle jaoks, et lõpuks need tulemused selbuksid. Ja nüüd lähme Kõrvemaa viimasele rajale. Par 3, 120 meetrit tiigikas, tiik on OB, OB-sse viskamise korral drop zone. Enamasti mängitakse tagant käega, osad ka eest käega, aga lihtsalt on vaja kuidagi saada siia korvi alla. Et kui üle tiigi saad, jääb päris kõrgele puttida. Mida lähemal oled, seda parem on. Siin mainime ka, et kui korv on mängitud, siis on üks väike üllatus teid ootamas, nii et ärge videot kohe kiirelt kinni pange, vaid vaadake, mis siin veel pakkuda on. Ja siit Kristol 2 viset edu, vaja visata lihtsalt, ma ütleks lihtsalt üle tiigi. Ja selles mõttes nagu mugav vise, et sa saad põhimõtteliselt lihtsalt pikaks minna täie jõuga viskama, et sa ei pea nagu isegi väga palju mingi täpsusele rõhuma, et sul tuleb tagasi stopp vastu, taga OB-d ei ole. Ja nagu näha, Kristo julgelt selle pani ja super hästi tehtud. Väga mingeid variante ei anna. Siin ilmselt on tehtud. Mis sa arvad, kas Kristo läheb seda sisse viskama või viskab korvi alla? Sealt 4 pealt või? No, see oli 4 või? Mulle tundus, et natuke äkki oli kaugem. No mina arvan, et ikkagi putib sealt, sest et tundub täpselt selline, et okei, seal on need rolliohud ja asjad on kõik olemas, aga ma arvan, et nii lähedalt... No ringi reitingud ja asjad on mängus nüüd. Absoluutselt. Siit Henri läheb läheb sinna iglusaunade poole purjetama. Sauna akna haiser. Mina olen ise pidanud sealt terrassi alt viskama. Ideaalne olnud. Kus ta nüüd? Vist oli trepist teisele poole? Jaa, trepist parem. No, aga pikk putt on olemas. Ja seifis keelusti nüüd. Jaa, ongi iglusaunade juures. Chris üritab veel birdiebaggist viimased aurud kätte saada, et viimasesse viskesse kogu jõud panna ja tugevalt ring lõpetada. Jumala eest vara käest ära ei läheks. Tundub ka, et siukse kõrge haiseriga ta läheb.
vähemalt käemärkide järgi nii paistis. Kris enne seda karikasarja ütles, et ta läheb sinna Tiigi keskele saare peale seifi mängima, siis sealt läheneb korvi alla ja võtab võidu. Aga siis ma ütlesin talle, et terve tiik on OB, siis ta oli päris pettunud. No Kris on tuntud kinomees nüüd. Aga võiks olla tegelikult see saar seal keskel ja seif, et oleks vahva. Ja, et ujud aerutad paadiga sinna saarele ja siis tõmbad fore järgi. Ja Rassa ka. Väga hea viskega. Aga Kristal, no ikkagi peab mingi 5 meetrit, aga Rasmusel jälle siin midagi teha enam. No nii, trepi alt. Ja. Ütleks, mingi üks ebamugavamaid viskeid, mida ilmselt teha saab. Ma kindlasti jah, aga ma arvan, et tal selles mõttes, et Drive lõpetas isegi heas kohas, et oleks võinud seal saunaakna põrkest ka vees lõpetada. No nii, Kris lõpetab ka ilusa pördiga, kokku -10, et tegelikult austus ka Krisile. Jaa. Kris on tõesti pigem ikkagi lähedal, et siit enam alla viskamise vajadust ei ole. Et iseenesest see green on ju siuke, kus tegelikult võib kõike veel juhtuda, aga noh, vast 3,5-4 pealt mitte enam. Ja olemas see on. Nii et nii viimase etapi kui ka kogu karikasarja üldvõitja Krista Raik, palju õnne! Palju õnne Kristale. Hästi tehtud. Rassa ka tubli poiss ei ole midagi, et kiiduväärt sooritus. Ja ma ütleks tegelikult kõik siin need liitkaardi poisid väga hästi. Krista Raik, palju õnne! Aitäh! Mis tunne on mitmekümnes EDGL-i karikasarja võitjas veel nüüd oli? Karikasarja võit ma isegi ei tea, aga ma tean, et see on teine Pro Touri võit. Eesti Discgolfi Liidu karikasarja Pro Touri võit. Nii, ja siit edasi, mis nüüd saab? Nüüd on väike puhkus, mis meil tuleb varsti. EM on tulemas, ehk siis me läheme juuni lõpus siis Norra Euroopa meistrivõistlustele ja pärast seda tuleb juba Eestis festival ja siis tuleb veel paar suuremat võistlust. Nii, aga kui sa tänase päeva tagasi mõtled, kas mingil hetkel tekkis mingi väringa sisse, et hakkasid punkte lugema? Pigem ei tulnud. Mul oli tänase päeva kindel plaan oli see, et ma lähen ründama, et julgelt peale Jaako Kend, Eesti Discgolfi Liit. Et ühesõnaga plaan oli minna ründama, mida ma tegin. Alguses võib-olla esimene rada oli natuke ebaõnnestunud putt, et tuli nagu välja, aga ma ei tea, ma tundsin, ma olin täna päris terav ja ma arvan, et ma sain mängule väga hästi pihta, et tulemus peegeldas. Tulemus peegeldas. Nii, lõpetuseks sa oled ka discgolfi treener, et kui nüüd vaataja tahab sinu käest trenni saada, mis ta selleks tegema peab? No äärmiselt lihtne, tuleks minna www.dgliit.ee ja siis juba sealt otsima täpsema info, et kes Lõuna-Eestis tahab trenne teha, siis meil on olemas inimesed ja kes Põhja-Eestis tahab trenni teha, siis samuti on inimesed olemas. Nii et loodame, et kõik kasutavad võimalust EDGL Pro karikasarja võitja trennidesse tulla. Palju õnne! Aitäh! Korra veel palju õnne veel Kristale, et siin ka top 10 üldseisud. Ja siin tegelikult päris äge on näha Daniel Mehist, kes tegi jällegi väga head mängu ja on 7, et väga-väga tubli poiss. Ja Daniel ringi peal 1 boogi, et ka väga muljet avaldav ja Allan Kass ka siis kas äkki chase kaardist või igatahes mitte leader kaardist siis poodiumil ennast mängis, et Allanile ka palju õnne ja kummardused, et selliseks etapp meil kujunes, väga vahva pingeline vaatamine. Oli tõesti äge. Siin meie lõpetame. Lõpetab ka karikasari. Ja, et oli väga tore. Oli väga äge mängida. Ja järgmiste ringideni. Ja, aitäh, et vaatasite. Näeme rajal. Näeme rajal.